Mustamäel on välja kujunema hakanud mitu erinevat linnakut. Tööstuslinnak on tekkinud Kadaka piirkonda. Sütiste piirkond hakkab tinglikult muutuma spordilinnakuks. Kahtlemata üks märgilisemaid on aga kujunev ülikoolilinnak Tallinna Tehnikaülikooli ümber. Tallinna Tehnikaülikoolis kasvas välja Mustamäe. Ta oli küll väga hea projektiga võitnud, aga esimene maja, ükskõik kuidas ka me tahaks rääkida, oli ju tänu Tehnikaülikoolile. Tehnikaülikooli esimene, kes tuli Mustamäele. Nii et tema on meie nagu siis vanas või kuidas ta nimetada, et aga minu arust Mustamäelase võtavad seda nii loogiliselt, nii omaselt, et nad isegi ei oska teistpidi mõelda, et Tallinna Tehnikaülikool ei ole nende osa. Loomulikult, ma olen seda rääkinud vist 4 aastat, minu unistus on ja me oleme väga palju mõtisklenud nii ülikooli rahvaga kui ka Tehnopoli rahvaga, et ega me muidu poleks ka väga palju teinud, et Ujula, mida praegu tuleb suur kompleks just sama kõrvale, et muuta põhimõtteliseks Mustamäe, ma ei ütleks, et tervikult, aga vähemalt esimene või teine mikrorajoon muutuks ülikooli linnakuks. Mis osa mängib nüüd Mustamäe linnaosa jaoks teaduspark Tehnopol? Me oleme üks kogukond. Ta on ju üks osa Mustamäe tervikust. Nii nagu on meie elanikud, nii nagu meie haiglad on, nii on Tallinna Tehnikaülikool või Tallinna Tehnikaülikooli kampus ja tema osa on Tehnopol. Ja ta mängibki meile väga suurt rolli koos Tallinna Tehnikaülikooliga, sest et hariduse saadaks Tehnikaülikoolis, praktika saadaks siin, väike ettevõtlus on siin ja mina arvan, et majanduskasv on väga suurelt mahult siin, kui me seda oskaksime õigeti tarbida. Ka teaduspark Tehnopol sündis ühest küljest tänu Tallinna Tehnikaülikoolile. Teaduspark Tehnopol tänase vormi ajalugu jääb 90-ndate lõppu ja 2000-ndate algusesse, kui siis Tehnikaülikooli innovatsioonikeskusest kasvas eraldi välja mõte, et ettevõtete toetamiseks ja nii nagu kõikides teistes siin naaberriikides siis asutati, võiks olla eraldi asutus, kus on riik pannud ühelt poolt selja kokku, teiselt poolt ülikool enda teadussaavutused andnud alla ettevõtluse arenguks ja linn kui keskkonnana võiksid jõudu ühendada. 2003. aastal jõuti ühisel arusaamisele sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol luua. Tolle asutamise juures olid sellised 3 olulist inimest, kellele me Teaduspark Tehnopol poolt ka oleme sellise taevatähe tunnustuseks nimelise taevatähe kinkinud. Need olid siis rektor Andres Keevallik, Tallinna Ettevõtlusameti ka tänane juhataja Kairi Vaher ja pikka aega Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler olnud Marika Priske. Mida üldse üks teaduspark endast kujutab? Teadusparkidel on veidikene varieeruvad ülesanded. See sõltub sellest, kes on teaduspargi omanik. Meie omanikud on kõik sisuliselt avalikud institutsioonid, riik, linn ja ülikool, kuid teaduspargid kõik tegelevad sellega, et selline spetsiifiline tehnoloogia ettevõtluse arengu teadmine, mis on nende inimeste peades, jõuaks ettevõtjateni ja aitaks neid tehnoloogia ettevõtjaid teha mõni samm kiiremini, kui nad omal käel seda teeks. Ja see on ju kõigil ühine joon. Kui palju üldse praegu on Tehnopolil hooneid ja mis neis peitub? Hooneid on meil praegu circa 38 000 ruutmeetri ringis pinda. Hooneid iseenesest on 15 ehk üks hoone on 6 korpusega nendest. Ja see on nüüd praegune hetkeseis ja järgmisel aastal lisandub meil veel 7000 ruutu, nii et meil tuleb ligi 48 000 ruutmeetrit renditavat pinda linnakus. Ja mis nendes hoonetes ja nendes nii suure hulga ruutmeetrite peal siis toimub? Siin on valdavalt ikkagi rendipinnad ja siin on erinevad tehnoloogiaettevõtted, erinevad teadusettevõtted, väga palju alustavaid ettevõtteid, IT-firmasid, tervisetehnoloogiat ehk ikkagi
kõrgemat lisaväärtust loovad ettevõtted. Kuidas te neid rentnikke leiate või kas on mingi konkurss lausa, et näiteks see firma sobib siia nii-öelda tehnoloogiakeskusse või Tehnopoli teine firma ei sobi? Ütleme niimoodi, et me oleme olnud üsna julged ja banaanimüüjad päris siia linnakusse rendipinda ei saa. Kindlasti levib see info nii-öelda ettevõttelt ettevõttele ka, sest et kuhu koonduvad ikkagi teatud valdkonna ettevõtted, sinna tulevad ka teised juurde, et tekitada sellega sünergiat. Ehk see on selline paisuv lumepall, ütleme niimoodi. On asutajad andnud meile teatud ressurssi, millega me peaksime siis tootma või teenima endale vahendeid. Ja selleks on ligikaudu 10 hektarit, natuke alla 10 hektari territooriumi, kus on olnud vana hoonestus. Siia on koostatud detailplaneering ja detailplaneeringu kohane võimalik ehitusmaht on meil suurusjärk 200 000 ruutmeetrit. Ehk kui ma enne ütlesin, et meil on ligi 50 000 juba olemas, siis me oleme alles esimese neljandiku peal. Üle maailma on tuntud Silicon Valley. Mida on näiteks Mustamäel siin selles teaduspargil Tehnopol ühist Silicon Valleyga ja mida on erinevat? No Silicon Valley on ikkagi väga-väga pika traditsiooniga nii-öelda siis. Ta ei ole isegi mitte teaduspark, vaid see on terve nii-öelda innovatsiooniala või innovatsioonilinnak, kus on neid osalejaid esiteks röögatult palju. Seal on röögatult palju ettevõtjaid, seal on väga palju ka nende ettevõtete jaoks investeerimisraha. Ja väga oluline sealjuures, seal on väga suur teadmine, kuidas tehnoloogia ettevõtet teha üle maailma edukaks. Tänu sellisele rahatõmbele kogunevad sinna ju tegelikult üle maailma ettevõtted, püüdlevad sinna saada. Tõsi, ettevõtted seal annavad ka endast osa ära ja selle tõttu ma arvan, et võib-olla päris õige meid isegi ei ole ei ole isegi võrrelda. Meie täna tegeleme nagu siin natukene mõni aste allpool selle ettevõtluse, tehnoloogia ettevõtlusega. Milline on selle teaduspargi Tehnopol visioon ja nägemus? Me tahame olla siin, teaduspark Tehnopol tahab olla tehnoloogia ettevõtete eelistatuim arenduspartner ja arenduspartner eelkõige äri arendamise mõistes. See äri arendamine võib-olla vajab lahti selgitamist selles mõttes, et me soovime, et need ettevõtted, kes tahavad teha edukat äri, teenida korralikku raha, pakkuda enda inimestele väljakutsuvaid töid, sealjuures korralikku palka ja sellega riik ja linn saavad ju oma osa seejärel nii või nii kõikidest maksudest ja muust. Et need ettevõtted, kes tahavad areneda, need tulevad siia. Meie käes on endal taskus erinevad tööriistad, kuidas ettevõtet arendada kiiremini kui omal käel. Meil on siin siis 120 pluss firmat füüsiliselt koha peal. See on ainult üks mõõde. Teine mõõde, milles me firmasid mõõdame, on meie võrgustik. Ja võrgustikku kuulub meile üle 200 ettevõtte, kes siis saavad on informatsioonivahetuse tasand, kus siis nad on info sees ruumis, mõned passiivsemalt, mõned aktiivsemalt, kuid teised, kes võtavad meie teenuseid, võtavad konsultante, võtavad nii-öelda meie abiga näiteks Soomest nõustamist, kui nad tahavad Soome turule minna, või Rootsist nõustamist, kui nad tahavad Rootsi turule minna. Me oleme sisult ainus siis teaduspark Eestis, kus me katsetame päris keskkonnas Eesti ettevõtete uusi tooteid. Täna on meil siin katsetusel õue peal näiteks 2 tänavavalgustid, mis on Eesti enda firma tehtud, mis on targad tänavavalgustid, mis peaksid olema väga ökonoomsed, aga seal tuleb testida nii valgustit ennast, kui seda juhtivat tarkvara ja kõike nii edasi. Et seal me siis oleme number, siis kui küsida numbrid, siis number 1. See kõik ju nõuab raha. Nende hoonete ehitamine, selle korras hoidmine, nii edasi. Kust see raha kõik tuleb? Täna on teaduspargi Tehnopol toimemudel selles mõttes väga lihtne.
meie asutajad usaldasid meile vara aastal 2003 ja selle vara pealt, me räägime kinnisvarast täna siis, selle kinnisvara pealt, väljaüürimise pealt me teenime selle raha, millega me toetame ettevõtluse edendamist. Sinna kõrvale assisteerivad erinevatel perioodidel siis erinevad Euroopa Liidu meetmed. Euroopa Liidu meetmed, aga ka Eesti-sisesed meetmed EAS-ist, aga ka Tallinna linnast. Täna EAS-i poolt on kaetud klastri tegevused, tervistehnoloogia klastri ja targa linna klastri tegevused. Sealjuures tuleb märkida, et need on siis 50% on meede, 50% on osalejad ise. Ja Tallinna linn samamoodi toetab targa linna klastri tegevusi näiteks. Samamoodi Tallinna linn toetab Prototroni ehk prototüüpimise fondi. Ja siis on meil koos Läti, Soome, Rootsi partneritega siis Interregi programmidest ettevõtete Eestist väljaviimise raha ka. Mida kujutab endast üldse see startup inkubaator siin Tehnopolis? Startup inkubaatori eesmärk on aidata ideedel jõuda turule või siis esimese investeeringuni. Et tegelikult, mida me siin igapäevaselt teeme, ongi see, et me võtame hästi toored projektid, kus on olemas idee, meeskond, neil on võib-olla olemas mingit laadi prototüüp ja me võtame nad aastasesse programmi, investeerime neisse kuskil 10 000 euro väärtuses head nõu ja me aitame neid selle 1 aasta jooksul siis kas turuni, ehk siis nad jõuavad käibeni, nad müüvad edukalt seda toodet kliendini või me aitame neil kaasata esimene erakapital ehk siis investor. No see tundub väga roosiline, aga äris on ju, käib ju niimoodi, et kuskil 75% kaob üldse ära, et võib-olla heal juhul, ütleme, veerand ideedest käivitub, veerand ideedest üldse läheb kuskil edasi, et kui palju siin inkubaatoris see protsent on? Et tegelikult on isegi niimoodi, et maailma mõistes ma arvan, et kui me räägime hästi tiheda konkurentsiga turust, nagu näiteks seda on USA või Silicon Valley ala, et siis tegelikult öeldakse, et kuskil 20, võib-olla isegi 15% ideedest õnnestub, ehk nad jõuavad kuhugi ja ülejäänud tegelikult surevad ära, ma ei tea, alustavad uuesti näiteks uue asjaga. Et siis inkubaatorite eesmärk või inkubaatorite ja kiirendi programmide eesmärk tegelikult ongi aidata neid ettevõtteid, et nad ei teeks tegelikult neid vigu, mida hästi paljud ettevõtjad teevad. Ja selleks me tegelikult ka siin oleme. Ja kui me räägime startup inkubaatori ja Tehnopoli statistikast, siis meie programmist on tänaseks läbi käinud kuskil 150 ettevõtet, isegi pisut rohkem läheneb 160-le ja meie eduprotsent on kuskil 65% juures. Ehk siis sisuliselt võib varsti öelda, et kuskil 65-70 on edukad ja ainult 30 nendest, kes programmis osalevad, kukuvad läbi. Ehk siis ei õnnestu oma ideega või esmase ideega. Ja see on selles mõttes täiesti normaalne. Ja ma arvan, et selline nagu statistika kehtib väga paljuski selliste tugiprogrammide kohta. Et seal on 2 aspekti, et ühest küljest me saame valida, me valimegi potentsiaalikamad projektid, kellega me tegeleme. Ja teisest küljest ongi see, et meil on olemas programm, mentorid, koolitused, ehk siis me aitame sellel ettevõttel võib-olla suurema tõenäosusega ellu jääda. Kui palju neid on, kelle seast te valite, kes üldse tulevad siia, nagu, et valige mind? Meie inkubaator on, kuna me asume samas campuses Tehnikaülikooliga, siis me oleme väga selgelt spetsialiseerunud. Me tegeleme ainult IT-projektidega, me tegeleme tervisetehnoloogia projektidega ja rohetehnoloogia projektidega. Ja need on need valdkonnad, kust me ootame siis noori ettevõtjaid meie programmi kandideerima. Kui me räägime statistikast, siis igal aastal esitleb taotluse meie inkubaatorisse asumiseks umbes 100 projekti. Ehk siis me valime siis kuskil 100 hulgast. Ja meie portfelli suurus on täna 35, ideaalis kuskil 30 ettevõtet, keda me programmis sees hoiame. Et see portfell on küll muutuses ja keskelt läbi aastas me jõuame võib-olla vastu võtta ainult 17-18 projekti. Et sellised on umbes need statistilised numbrid. Teaduspark kasutati aastal 2003 ja sellest ajast peale oleme ka pakkunud selliseid tugiteenuseid alustavatele ettevõtetele. Kui me räägime nüüd tehnoloogiapõhisest startup ettevõttest, et siis tegelikult neid hakkas Eestis tekkima alles kuskil aastast 2007 ma pakun. Et sellest ajast me oleme teadlikult tegelenud tehnoloogiasektori, tehnoloogia startup ettevõtetega. Nagu ma mainisin, neid projekte on meil läbi käinud juba üsna palju. See faas, kus me toimetame, on tegelikult hästi varajane, seega me ei saa eeldada, et meie inkubaatorist kasvavad kohe välja, ma ei tea,
miljon käivet tegevad ettevõtted, aga siiski selliseid edukaid ja toredaid projekte meil on olnud, et miks mitte mainida näiteks Defendec, mis on siis loonud sensorvõrgustiku, millega näiteks valvatakse täna piiri, et mis siis on automaatne sensorvõrgustik, mis tuvastab liikumist, teavitab sellest piirivalve kontrollkeskusi ja käivitab siis reaktsioone. Siis kindlasti üks edukas projekt on Toggle.com, mis on ajajuhtimistarkvara, mida kasutatakse hästi laialdaselt USAs, kus neil on, ma arvan, juba 100 000 maksvaid kliente, et selliseid vahvaid projekte meil on. Ja millega me kindlasti nagu mõõdame oma edu on see, et kui palju need ettevõtted tegelikult suudavad kaasata ka erakapitali, ehk kui palju investorid usaldavad neid projekte. Ja statistiliselt on meil kuskil aasta lõikes ettevõtted kaasamas peaaegu miljonile lähenevat summat, mis on tegelikult selles faasis väga hea. Võite te näiteid tuua ka praegusest seltskonnast, kes siin on just nii-öelda munast koorumise staadiumis? Jaa, muidugi, et mulle isiklikult meeldib väga selline projekt nagu webs.ee ja nemad teevad tegelikult siis tehisintellekti, mis aitab sul veebilehte luua. Sisuliselt, kui sa oled väike ettevõtja, sa tahad enda, lillepoele, juuksurisalongile, autoremonditöökojale veebilehte, siis sisuliselt ei tule sul enam teha midagi muud, kui ainult vastata arvutile küsimustele. Arvuti küsib su käest küsimusi, sina vastad ei ja vastuseid ja 2 minutiga on sul veeb valmis, tuginedes nendele vastustele. Et väga lahe algoritm ja väga lahe meeskond, mulle väga meeldib. Mis need inimesed peaks tegema, kellel on vägev super idee, aga mitte kui midagi muud ei ole? Esiteks ma ütleks kindlasti seda, et prototüüp on selline asi, mida võib teha väga lihtsasti ja koduste vahenditega. Et kui me täna räägime, et sul on vaja tõestada mingit laadi kontseptsiooni, olgu see näiteks mobiilirakendus, mida sa arendad, siis jumala eest sa võid vabalt joonistada pildid, kuidas see rakendus sul välja näeb, näidata seda kliendile, küsida tagasisidet ja see ongi sinu prototüüp. Aga kui on tõesti juba vaja midagi ehitada, et see tagasiside on saadud, seda on vaja ja nüüd läheb päriselt ehitamiseks ja sul on vaja, arendajaid tellida, juppe tellida, et siis me oleme loonud ka enda inkubatsiooni juurde sellise fondi, mille nimi on Prototron. Ja Prototroni eesmärk ongi siis rahastada alustavaid projekte või alustavaid ettevõtjaid ideeleis kuju andmiseks. Me oleme seda koos teinud Swedbanka ja Tallinna Tehnikaülikooliga, me oleme kokku pannud sellise märkimisväärse poti raha ja iga 3 kuu tagant saab meil taotleda sealt siis raha prototüübi arendamiseks. Et summad, mida me välja anname, on keskeltläbi jäävad sellise 10 000 euro ulatusse ja igas voorus on meil kuskil 100 taotlust. Ehk siis me ei eelda väga palju ettevõttelt, ettevõtte peab lihtsalt minema prototron.ee veebilehele, täitma ära seal väljad, kirjeldama jällegi oma meeskond, oma prototüüpi, ideed, palju ta raha vajab, palju ta aega vajab ja siis tuleb ekspertpaneel kokku, teeb otsuse, et kas annavad raha või mitte. Prototroni raha on selles mõttes hea raha, et see on ettevõtjale tasuta raha, me ei eelda seda tagasi, me ei võta ettevõttes osalust, ainus asi, mida me näha tahame, on see, kas see toode sellisel kujul hakkas tööle või ei hakanud. Ja need projektid või ettevõtted, kes saavad oma toote valmis, need me võtame ka oma inkubatsiooniprogrammi, ehk siis aitame neid äriliselt edasi. Kes siin tegelevad inkubantidega ja mis tasemega need inimesed on, et kuidas nad seda nõu annavad? Meil on tegelikkuses täna kuskil 55 mentorit, ehk siis need inimesed, kes igapäevaselt ettevõtetega töötavad, annavad neile erialast ja valdkonna spetsiifilist nõu. Mentorite valikul ja selle portfelli või mentorite pooli kokkupanemisel me lähtume hästi palju kogemusest. Me ei oota mentoriks konsultante, elukutselisi konsultante, koolitajaid, kes omavad selliseid teoreetilisi teadmisi, vaid pigem praktikuid. Et kõik need 55 inimest, kes meil täna olemas on, nad on kas investorid, nad on kas ettevõtjad, nad on kas valdkonna juhid, näiteks turunduse, avalike suhete, müügivaldkonna juhid ja arendajad. Ja neid inimesi me siis kasutame vastavalt nende aja võimalustele ja jagame siis oma 35 ettevõtte vahel nende nõu ära. Üks üsna tähtis teenus, mida Tehnopol pakub, on äriarendusteenus. Seda kasutatakse üha enam. Äriarendusteenuste eesmärk on eelkõige aidata siis tehnoloogia ettevõtetel oma eksporti kasvatada. Ja mida me siis konkreetselt teeme, on see, et ühtepidi me jagame neile nii-öelda valitud infot siis turgude tehnoloogiate kohta,
teistpidi me siis loome neile konkreetselt kontakte, et välisturgudele siseneda, koostööpartnereid leida. Loomulikult me tunneme oma ettevõtteid nii-öelda läbi ja lõhki ja tänu sellele suudame olla neile selline positiivne kõrvaltvaataja, kes aitab neile siis ekspordistrateegiale, taktikale anda tagasisidet. Ja samuti lisaks siis meie põhimeeskonnale on meil siis nii Eestis kui rahvusvaheliselt terve hulk siis ekspordisuunalisi ettevõtjaid või ettevõtjaid, kes on nendes valdkondades eksporti teinud, kes saavad siis meie ettevõtetele olla mentoriks. Missugused need valdkonnad on? Need on siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, tervisetehnoloogiad ja rohetehnoloogiad. Kuidas nüüd Tehnopol on oma kontaktid ja sellised sidemed välisinvestorite, välisturgudega ja kas või saatkondadega loonud ja kui palju neid siis on tegelikult? Eks need kontakte on ikka tuhandeid, aga mismoodi me neid loome on see, et meil on igal valdkonnal oma juht, kes siis loob rahvusvaheliselt seda võrgustikku, kuulab organisatsioonidesse, käib üritustel ja räägib iga kasuliku võõra inimesega, loob selle kontakti ja tulles koju tagasi, vaatab, kellele meie ettevõtetest just sellest kontaktist võiks kasu olla. Miks on just Tehnopoli kaudu siis parem neid asju ajada, kui näiteks mõni firma äkki mõtleb, et mul on targem ise otsekontaktid luua ja käia kuskil välissaatkondades ja rääkida ja teha ja olla. Miks ta peaks kasutama siin Tehnopoli abi? Eks ise tuleb ikka tööd teha, et ega me ikka päris ettevõtte eest ära ei tee, aga küll me saame seda protsessi kiirendada ja mõnel juhul suurettevõtete ja haiglate, selliste organisatsioonide puhul on lihtsam läbi meie esimene kontakt teha, saada see esimesest uksest sisse ja pärast oma tööd teha. Mis meid veel võib-olla eristab saatkondadest, kaubandustööstuskojast EAS-ist on see, et me nendes 3 valdkonnas ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, rohetehnoloogiad, tervisetehnoloogiad, nendes me oleme läinud süviti ehk me tunneme neid valdkondi süviti ja meie ettevõtted on meile pikaajaliseks kliendiks ehk me läbi aastat töötame nendega, me tunneme neid ja läbi oma selle nii-öelda ülemaailmse võrgustiku nendes 3 valdkonnas saame me neile õigeid uksi avada. Kui nüüd nad tahavad konkreetsele näiteks, ma ei tea, UK turule siseneda, siis me teemegi koostööd selle saatkonnaga ka muu hulgas, aga siis selleks konkreetseks kontakti saamiseks. Kuigi tundub, et teaduspark on peamiselt suunatud igale poole mujale kui linnaosasse, on sel siiski linnaosaga oma seos ja oma mõju. Viimane algatuski toob ka linnaosa elanikele kultuuri lähemale. Me kutsusime ellu selle aasta alguses Tehnopoli kultuuriprogrammi, mis on tegelikult mõeldud ka Mustamäe linnaosa elanikele või ka siis teistele huvilistele. Ja see kultuuriprogramm siis toob siia erinevaid kontserte, kinoüritusi ja ka erinevaid teatritükke. Sel aastal me oleme koostööd teinud kinoteatriga, tõime siia tüki Kaota mu naine ära. Veel oleme kutsunud siia küll Estonian Voices, mis oli väga menukas kontsert. Septembris oli meil Tehnopol Entertainment Week, mis siis avas kõikide ettevõtete uksed ja teadusasutuste uksed ka teistele huvilistele ja Entertainment Weeki raames oli meil ka tehnoloogiapidu, kus astusid üles Skype'i bänd Moon Mess ja Elephants from Neptune. Ja nüüd sügisel on meil siis plaanis veel 2 kinoseanssi. 27. oktoobri õhtul me näitame Vene filmi Õpilane, mis on tõeline siis uue vene kino musternäide, kindlasti soovitan tulla vaatama ja seda täiesti tasuta. Ning 17. novembril näitame Eesti filmi Ameerika suvi ja kohale kutsume ka režissööri Rain Rannu filmi tutvustama. 24. novembril on meil plaanis Jääre siis jõulueelne kontsert, kuhu on täpselt samuti kõik huvilised oodatud ka väljaspool Tehnopoli linnakut. Selle kultuuriprogrammi eesmärk on meil ikkagi eelkõige sellele 3000 inimesele, kes siin iga päev tööl käivad, pakkuda ka meelelahutuslikku programmi, et nad tuleksid kokku, et nad saaksid omavahel tuttavaks, et oleks pärast tööd ka midagi muud teha siin, et nad ei peaks kiirustama kuskile kesklinna
tipptunni ajal teatrisse või kinno, et seda pakkuda ka siin koha peal, sest kino ja kontserdid ja kus need toimuvad? meil on tegelikult Akadeemia D21 üks küberneetika majas, see on siis üks ärihoonetest, täiesti arvestatav modernne aula, mida TTÜ üliõpilased siis ja TTÜ kasutab erinevate loengute läbiviimiseks. Aga me avastasime, et see on ka ideaalne koht teatrite, kontserdite ja kino läbiviimiseks. Et vajalik tehnika on olemas ja oleme seda ka edukalt rakendanud. Kuidas on Mustamäe linnaosa nüüd konkreetselt saanud kas koostööd teha või missugused võimalused üldse koostööks siin Tehnopoliga on? Ma arvan, et kohaliku omavalitsuse tasandil, mis meil on tegelikult õigused ja mida me saame teha, me teeme kindlasti ületame natukene. Me ületame vahetevahel oma isegi koostööd seda, mis meie valdkonda ei kuulu. Aga ma arvan, et kuskil ei saa piire öelda, kus see peab lõppema. Me ajame ühte asja. Me ajame ühte asja selleks, et riigilt saaks kui üks omanikest Tehnopolis, sest et omanikke on ju 3. On Tallinna Ülikool, Tehnopol, kes on täitnud väga suurt rolli, kes on teinud põhimse töö, Tallinna linn, kes on teinud ka suhteliselt küllaltki palju ja riigi osalust kindlasti on rohkem, aga meie oleme kindlasti selles osas, et nii mõndagi teed lõikuvalt me pole nii prioriteediks pidanud vahetevahel ja me oleme leidnud, et väga tähtis on eelmine aasta, kui sai Akadeemia tee valmis, sest et infrastruktuur selleks, et meil ei läheks siit inimesed ära oma ettevõtetega, et see areneks, et ei muutuks ketustunud, on ju meie ülesanne ja seda me teeme. Meie osa on ka nendega väga palju meil koostöös, et nende lapsed, kes vajavad lasteaia kohta, me oleme alati informatsioonil abiks olnud, me oleme alati selles. Me oleme ka oma koolidega väga palju ühiselt toonud koole siia, neid õpetanud ja nad on alati olnud valmis tulema kooli esinema ja rääkima, mis on rääkimata elanikkonnast. On hea teada, et Mustamäe mändide alla on inimestel ehk nüüd rohkem põhjust minna kui vaid niisama jalutama. Tänaseks on saade läbi ja kui saite siit midagi uut teada või vähemalt inspiratsiooni oma elu või äri ajamiseks, oleme me enam kui rahul. Kohtume taas novembris. Et aga novembris on 5 nädalat, siis seekord on linnaosa lood eetris 28. novembril. Seniks olge mõnusad.